27. juuni sel aastal. Juhataja tuli ametisse juulikuus, nii et mõned kuud oleme juba tegutsenud. Ja mis siin praegu teha saab? Praegu meil on avatud raamatukogu majas. Meil on mõned ringitegevused, et jätkab Eikla teatriring, mis on ka varasemalt siin majas olnud, ja selliseks uueks ringiks on käsitööring, mis on siis igal teisipäeval siin majas. Aga me alustame nüüd lasteringiga, kus edaspidi hakkab olema kolmapäeva õhtuti. Kas see kogunemise aeg on võib-olla 5, et see siis selgub ka hiljem koha pealt küsides infot, et on meie Marina Saukanen, kes hakkab juhendama. Kuni jõuludeni kindlasti lapsed meisterdavad erinevaid asju. Kadripäevaks kadripäevamaske ja siis tulevad jõulud, et siis arvatavasti meisterdatakse ka selles võtmes midagi. Marina ise on käinud välja ka sellise idee, et lapsed, kes tulevad kolmapäeva õhtul siia lasteringi, võivad ka koolikoti kaasa võtta, et kui on vaja abi näiteks ka kodustel töödel, koolitöödel, et ta võib ka vabalt aidata neid teha. Ja siin avamise aegu oli juttu ka sellest, et võib-olla hakkavad olema siin bändiproovid või võimlemisringid, et mis siia veel plaanis on? Bändikooliga on see lugu, et esialgu selline mõte oli, et kui ma näiteringi juhendaja Margitiga sellest rääkisin, et mis huvitav siin võiks majas ka olla, siis temagi rääkis, et poisid siin ikka tegid pilli ja käisid koos mingil hetkel. Täna on seis see, et neid asju tegelikult üle võttes, ega need pillid, mis siit ikka saada oli, et päris need pillid enam ei ole, mille peal teha bändikooli. Et praegu see bändikooli mõte ei ole võib-olla niimoodi maha maetud, aga näis, kas sellele, kuna see tehnika on ikkagi üpris kallis, kas leida üles nüüd need inimesed, kas nad tulevad siia mängima, sest ausalt öeldes ega seda trummikomplekti siin majas niimoodi otseselt üles ka panna kuskil ei ole. Aga kui oleks huvilisi ja nad ise ka märku sellest annavad meie klubi juhatajale, siis meil on olemas tegelikult ju Ain Kivilu, kes ütleski, et ta käib Nasval, ta käib Astes, et kui on ka vaja vahest, siis ta sõidab ka Eiklasse. Võimlemise huvi, ma olen aru saanud signaale kogukonna poolt, et on ju, aga seal on ka jälle see teema, et see juhendaja, keda me tol hetkel mõtlesime, et ta võiks tulla, kuna ta tegi ka Kaarmal väikest võimlemisringi, siis tema on juba väga hõivatud, ta ei tee ka Kaarmal enam võimlemisringi, on oma asjadega hõivatud, et see on tegelikult väga raske niimoodi saada juhendajat, kus on nii väike kogukond taga. Muidugi me mõtleme ikka, et äkki me siit kuskilt raadiusest ümberringi leiame kedagi, kes võiks tulla kord nädalas andma võimlemist küll, et me oleme lihtsalt selles osas praegu natukene kimpus, et meil ei ole lihtsalt juhendajat. Et ma ei ole seadnud Eikla jaoks nii kõrgeid eesmärke, et siin peab olema saal täis. Ma olen öelnud, kui on 5 inimest, on juba nagu väga hea. Et siin on lihtsalt kogukond ka väike taga. Et ma loodan, et me ikkagi uueks aastaks kindlasti proovime leida mingisuguse sellise tegevuse, mis siis oleks kas siis tõesti võimlemine jooga aerobika. Et siis Eiklas on see läinud nagu aeglasemalt käima. Võib-olla sellepärast ka, et siin väga sellele kogukonnale toele sa võib-olla ei saagi kohe toetuda, et sa pead kõigepealt tegema väga palju selgitustööd ära, et mis tegevused siia majja tuua. Aga ma võin seda väita, et samas oodati juba väga, millal raamatukogu ikkagi oma täiesti uue kuue saab, et see tähendab seda, et ikkagi maja külastavad. Et võib-olla mõnel küll on väike okas ikkagi eelmise majaga seoses veel sees, et võib-olla ikka oli parem ja suurem. Aga ma arvan, et kui esimene tantsupidu on ära peetud siin Eikla klubis, et ehk see läheb korda, sest samas see mõjub ka oluliselt pidu, oleneb sellest, millised on külastajad teol. Et siis ma väga loodan, et see saab ka uue hoo sisse muudele tegevustele siin majas. Ja kui palju siin Eikla klubis päeva jooksul umbes rahvast läbi käib? Nagu meil endine hea kolleeg siin Urve Pihel ütles, et 10. Et päevad ei ole küll vennad, mõnikord satub 5 inimest, teise korra võib-olla 15.